Tere tulemast, kallid vähid! Siin on teie hingedekõu esimese poole ülevaade. Teie novembrikuu esimesse poolde mahuvad nii lõpud kui ka uued algused. Ärge olge enda vastu nii karm. Laske vanadel asjadel minna. Laske neil asjadel lõppeda. Pange sellele peatükile punkt selleks, et te saaksite edasi liikuda. Ja nendes edasiliikumistes ja lõpetamistes on uued algused, uued hirmud, uued tundmatud asjad, millega peab tegelema ja just nagu ei tahaks. See kõik tundub kuidagi hirmutav, ootamatu ja võib-olla isegi muserdav teie jaoks, aga praeguses olukorras on teil tarvis vahedat mõistust, mitte ühtegi emotsiooniotsust. Ja selleks, et punkt panna, on teil tarvis iseendaga olla just nagu õpetaja, suunav, toetav, võib-olla isegi nii-öelda manitsev, et kuna teil on tegemist mingi perioodi lõpuga, siis õpetajana hinnake seda nii-öelda lõputööd, seda, kuhu see asi jõudis, kuidas teie käitusite selles olukorras ja mismoodi te lahendasite. Kas teil on sellest midagi õppida? Kas teil on midagi, mida te näete täna, et te ei oleks pidanud tegema? Tehke endale nii-öelda mõttes, pange mõttes kirja enda jaoks, et nii ma enam sellist olukorda lahendada ei saa. Ja olgu see lõpp hea või halb, lõpp on see nii ehk nii. Teie maailm pöörab ja see, kas ta läheb halvemaks või paremaks, sõltub väga palju teie enda suhtumisest ja ootustest, kuhu ja kuidas te oma suuna praegu seate. Pigem suhtuge kaine mõistusega ja ärge tehke liiga ei teistele ega endale neid otsuseid ja lõppkokkuvõtteid tehes. Üritage suhtuda ausalt kõikidesse osapooltesse, endiselt kaasa arvatud iseendasse ja teie edasine sõltub väga palju praegu sellest, millise suhtumisega te panete selle punkti ja millise suhtumisega te alustate uut. See, kuidas te ennast praegu tunnete, see, kuidas te asju praegu näete, kandub edasi ka uude algusse nii-öelda. Ja küsimus ongi, kas te ikka soovite kõik selle sinna kaasa võtta või te suudate midagi maha jätta, maha raputada endast ja püstipäi edasi minna ilma kartmata
sest te ei saa jääda istuma ja ootama, et midagi teile kätte tuuakse. Praegu on see koht, kus te peate ise looma, ise tegutsema ja ise mõtlema. Aitäh ja olge hoitud!